Minu nimi on Tom Skrzensk ja soovin teile ilusat päeva Unimaki töökojast. Hiljuti vastasin küsimusele, mida ma lähitulevikus valmistama hakkan. Sain halva vastuse, sest väidetavalt asja, mida saab osta 350 krooni eest, ei hakka keegi valmistama, välja arvatud mina. Mida selle kohta öelda? On ju mõistlik, et tööstuslikult suurtes seeriates toodetud esemed on peale erandite odavamad kui käsitöötooted. Aga seda võib öelda kõige kohta. Ja sellise lähenemisega ei teeks me midagi, vaid ainult tarbiksime ja ootaksime surma. Meie, varem sündinud, kipume käsitööd vaatama läbi sotsialistliku kaubapuuduse prisma. See tähendab, et on vaja ise valmistada asju, millele keskne planeerimine unustas tähelepanu pöörata. Turumajanduses aga ületab pakkumine tavaliselt nõudlust, nii et käsitöö ei ole hädavajadus, vaid pigem hobi. Ja iga hobi maksab midagi. Erinevalt paljudest teistest hobidest pakub see rahuldust mitte ainult meile endile, vaid sageli toob rõõmu ka kellelegi teisele. Näiteks just siis, kui me midagi valmistame või parandame. Aga tagasi küsimuse juurde. Ma hakkan valmistama treppi, astet. Või kui soovite, tabureti, mida kõige tuntum mööblipood müüb 350 krooni eest. See on toorest kasest valmistatud odavam variant. Lakitud versioon haavapuust maksab juba 500 krooni, seega sama palju kui aastaid tagasi maksis mudel, mis oli valmistatud kõvapuidust. Lakki kihi all ei tunne ma enam täpselt ära, mis puiduga on tegu, kuid juba ainuüksi kaalu järgi on selge, et see ei ole haab ega kask, mis veebilehe andmetel kaaluvad 3–4 kilogrammi. Siiski pidas see vastu ka batuudi astmeks õuejätmist ka ilma kaitselakita. Kuigi masstootjad või kaupmehed püüavad loogiliselt kokku hoida, ei hakka me kindlasti enda pealt kokku hoidma. Sarnase tabureti valmistame me tammepuust. Me ei pea muretsema transpordi ja müügi ladustamise pärast, seega ei tee me kompromisse lahtivõetavate ühenduste näol ega kasuta isegi mitte tükikest terast. Tuletan meelde, et me ei valmista taburetti kokkuhoiu pärast, vaid rõõmuks. Samal ajal kahtlen, et inimesed valmistaksid midagi täpselt juhendite, plaanide või videote järgi. Pigem on see võimalus õppida mõnda tehnikat või ideed, mis võib hiljem mõnes teises projektis kasuks tulla. Lõpetame filosofeerimise. Asume asja juurde. Tabureti jaoks on vaja prusse, mille ristlõige on 30x40 mm. Tegin need veidi tugevamaks. Tegin neist raami. Katlakivi vuugisegu võiks olla õhem. Originaal on umbes 25 mm, seega toll in või kui soovite, siis toll. Prussid lõikasin vanadest laudadest, mis olid oma parimad päevad juba näinud, kuid nende eesmärkide jaoks osutusid need kvaliteetseks ja odavaks materjaliks. Kui töötlete nagu mina vanemat saematerjali, vajate hööveldamiseks ja paksuse reguleerimiseks höövlit ja paksusmasina. Alati. Alustasin ühest servast, mille ma tasandasin ja seejärel lõikasin sellest 42 mm laiused prussid. Toorikud viisin lõplikesse mõõtmetesse. Et pinna kvaliteet oleks võimalikult hea, lasin noad teritada. See maksis mulle 180 krooni ja tulemus on seda väärt. Nugade paigaldamisel aitas mind seade, mis magnetite ja peene reguleerimise abil jälgib tera paralleelsust silindriga. Ükski püstine osa ei ole vertikaalne, alusplaadiga moodustab see mõlemas teljes 5-kraadise nurga. See laialijalgne asend suurendab tabureti stabiilsust. Ristlõikeid nurga all on kõige lihtsam teha kaltsaega. 5 kraadi peale tuleb seada nii kalb kui ka nurkseadistus.
Muidugi saab seda teha ka saepingil, kus 5 kraadi nurga all seadistame nii ketta, kalde kui ka nurkjuhiku. Nii lõigatakse kõik postid. Horisontaalsed liistud on otstest lihtsalt kaldu lõigatud, kuid 5 kraadi nurga all tuleb hööveldada ülemine serv, et liituvad osad sobituksid, aga ka selleks, et pärast raami liimimist tekiks tasane pind astmete paigaldamiseks. Originaal on selles osas lihtsustatud, kuna astmed on kruvitud, seega ei ole kokkupuutepinna tasasus nii oluline. Raami üksikud osad ühendasin tüüblite ja puiduliimiga. Tüüblite paigaldamiseks kasutasin täiesti lihtsat abivahendit, mis tagab ühendatavate osade sobivuse. 4 kategooria liim võimaldab redeli kasutamist niisketes tingimustes ja vajadusel ka välitingimustes. Liimimisel kasutasin Rockleri silikoonist abivahendeid, mis on Unimaxi uues tootevalikus. Klaasistunud liimi eemaldamine mitte kleepuvalt aluspinnalt või pintslilt on seejärel lihtne. Esmalt liimitakse külgraamid kokku. Seejärel ühendatakse need omavahel ristaladega. Pärast liimi kuivamist ümardasin kõik osad freesi abil. Ja lõpuks lihvisin need üle. Nii liigume edasi astmeteni. Ülejäänud liistudest liimisin kokkuplaadi. Väikeste mõõtmete tõttu kasutasin kruviklambreid. Kui ma mõnes järgmises projektis liimin suuremaid plaate, tutvustan teile meeleldi spetsiaalseid plaadiklampe otse Unimaxi toodangust. Plaadid tõmbasin läbi paksusmasinast ja lõikasin lõplikesse mõõtmetesse. Väiksemas astmes tegin väljalõike. Ideaalne on selleks lintsaag, kuid sama hästi saab kasutada tikksaagi, ketassaagi. Ja loomulikult klassikalist käsisaagi. Ideaalne on jälle lõigata 5 kraadise nurga all, et kõik ideaalselt kokku sobiks. Servad ümarasin taas freesiga. Seda kasutasin ka ülemise astme avause tegemiseks. Selleks sobis mulle mall, mille ma varem olin valmistanud. Kopeerimisrõnga ja spiraalfreesi abil saan hõlpsasti lõigata samu avasid mugavaks haaramiseks, olgu see siis erinevatesse kastidesse või näiteks töökoja tarvikutesse. Ja järgneb taas lõhlik lihvimine. Ülemise astme ja raami ühendamiseks valisin samuti tüüblit, kuid mitte niivõrd tugevuse pärast, vaid pigem liimimise ajal asendi määramiseks. Alumine aste on loomulikult määratud tänu väljalõigetele. Astmed on põhimõtteliselt valmis. See sõltub juba teist, kas ja kuidas te puitu töötate. Interiööris võib see jääda täiesti looduslikuks, kuid ka seal soovitaksin vähemalt mingit õli või vaha. Ja tootmise osas soovitan siiski mõelda veidi ökonoomselt, sest kui masinad on juba seadistatud, tasub kohe materjal järgmise tabureti jaoks ära lõigata. Video allkirjelduses leiate lingid toodetele, mida ma valmistamisel kasutasin. Usun, et redel rõõmustab teid 2 korda. Nii valmistamisel kui ka kasutamisel. Olgu see teile või kellelegi teisele kasulik. Edu teile ja järgmise Unimaxi töökoja projektini kohtumise. Ja ärge unustage meeldida, jagada ja tellida. Aitäh!